eelmise video lõpus sa siis nägid seda, et meil oli siin, kuidas oli meil ujutus siin, eks ole, onju. Arvasin mina, et tässä niimoodi jääb, et see ongi kaikki. Meil tuli üks põhimõtteliselt samasugune vihm veel, kui meil eelmine kord oli 100 milli vist oli, onju, siis meil tuli 80 milli tuli veel. Ja samamoodi tuli seda nii-öelda aeglast vihma. Mida sa kurat lärmad? Ole vait. Meil tuli samasugune... Oota nüüd, Meil tuli samasugune vihm veel, onju. Aga mis nagu jama on? Jama oli selles, et põrand oli juba märg, vaata. Ja nüüd see 80 läks nagu... No, ma siis ei läinud, ütleme niimoodi. No vaata. Ja nüüd tegelikult nüüd on asi kontrolli all juba. Nüüd on sellest vihmast 3 päeva möödas. See, mis nii-öelda siin toimus, seda ma filmida justkui nagu, no teoorias tegelikult oleks saanud filmida, eks ole, oleks saanud sulle näidata seda, aga ma ei filminud. Miks ma ei filminud? Sellepärast, et ma tegin koos manageriga siin, Bosmega, tegin neid asju siin, käisime kuradi UTV-dega, sõitsime ringi, nagu sa näed, siin on igal pool niisugused UTV jäljed, onju. See tee, kus ma praegult sõidan, see on kruusatee, noh, siin on semikruusatee, vaata, et noh, siin tulevad ka mingid jäljed tulevad, onju, aga see on ikkagi nagu justkui nagu tugevam tee. See tee, mis nii-öelda nagu need põldude vahel on, see on nagu siuke full muda. Et see läheb ka tugevaks, sest autod sõidavad seal peale, aga kui vihma tuleb, siis laadna, vaata. Ja kui ma selle manageriga nagu tegin siin 3-4 päeva koostööd, siis ma nagu, ma arvan, et ta ei oleks pahaks pannud, kui ma oleks filminud, aga siis oleks see, et kui ma vahepeal temaga räägin, nii-öelda olen mingi tuimalt, räägime temaga juttu ja siis ma nüüd järsku hakkan eesti keeles rääkima ja noh, mõtlesin, et see ei ole kõige parem plaan. Ma tunnetasin, et kui ma oleks filminud, siis ma oleks tema elu nagu ebamugavaks teinud, tema olukorra ebamugavaks teinud ja seda ma teha ei tahtnud, seega ma ei filminud. Aga ma vahepeal panin Instagrami postitasin igast värki, mis me tegime siin, et seega, et kui sa tahad nagu näha seda, et mis nii-öelda igapäeva nii-öelda reaalajas toimub siin, siis sa võid mind Instagramis jälgida. Seal ma ka natukene näitan, mis siin, eks ole, mis siin toimub, ja see on nagu põnev. No, vaata, ma räägin selle, ma lähen pikku ära. Vaata see vesi siin, ja siin, seal on ka tegelikult üks kraan, et see vesi siit ära saada. Siis ma küsisin ta käest, et noh, et nüüd on nagu asi nagu kontrolli all, et miks me seda põldu nagu kuivaks ei tee. Siis ta ütles seda, et siin on selle veega nagu väga-väga suur jama, vett ei ole. See koht, kus kõik need farmid vett saavad, see suur, see Iso Peipsi järv siis ütleme, see on 15% peal. Ehk siis 15% tähendab seda, et 15% vett on seal veel. Ehk siis igal pool on suhteliselt kuiv. Ja tänu sellele on nii-öelda need aktivistid või inimesed, kõik enamus süüdistavad seda Kotlani farmi, ja mitte ainult seda, vaid kõiki Kotlani farme, et nemad raiskavad vett ja lollid aga järsku riided tahavad kanda, eks ole, ole siis paljalt, eks ole, pane endale kuradi leht paneb nagu siia ja nagu Adam ja Eva, eks ole, aga riidid ikka tahavad, eks ole, jälle tahavad. Ja siis küsisin ta käest, miks me seda vett nagu siia kuradi Stroomi randa ei pane, eks ole, see on selline surnud vesi, ma üritan sulle nüüd seletada niimoodi, et kui sina ei saa mitte mõhkugi aru, et kuidas sa aru saaksid. Ehk siis see on selline vesi, mis ei lähe kuhugi, ja see ei ole nii-öelda nagu kanali sees see vesi.
siin nende satelliitidega kogu aeg vaadatakse, et kuidas vesi liigub, et ongi, et kui sul vesi liigub, siis sa näed, et noh, satelliidi pealt sa näed seda pilte teed, siis sa näed, kuidas nagu tegelikult vesi voolab, eks ole, aga kui ta on ühe koha pealt, siis satelliidi peal on kogu aeg üks ja sama pilt, et nüüd, kui ta paneks sinna kraavi sisse selle vee, siis oleks näha, et see vesi liiguks, ehk siis justkui ta varastaks seda vett. Kuigi see on selle farmi ala peal, aga ikkagi nagu varastaks, et siin on nagu selle veega, see on nagu väga selline, mis ma ütlen, hell teema siis. Kui sa kuskilt nii-öelda nagu võtad liiga palju vett, siis kohe näidatakse näpuga, et siin see vee võtmine, see on, kuigi ilmselgelt me oleme Austraalias, siin on kuradi kuiv ja kõik asi, vaata, väga vihma ei saja, et see vee majandamine siin, see on nagu väga jõhker stress, ma tean, et sellele Bosmehele ja Premehele, et tema tahabki teha niimoodi, et tema tagala oleks kaitstud, ehk siis las see vesi olla seal, eks ole, et kui ta saab selle rohelise tule, et ta võib selle vee ära võtta, vaata, siin on ka vesi, noh, seda vett niikuinii kuskile ei saa, see lihtsalt ongi siin ja jääbki siia, ongi kõik. Et kui ta saab rohelise tule, et ta võib selle vee sealt ära võtta, siis ta võtab, et ta ise ei tee ühtegi liigutust, et tema tagala oleks kohe kaitstus. See on nagu päris rest nagu mõelda, et see veevärk siin nagu nii hell teemas, nagu Eestis ei ole sellist asja, vaata. Eestis on vesi, jões voolab vesi, tee endale kraavi ja sul on vesi, vaata. Aga vaata, siin niimoodi teed, kohe saad pistuleid, vaata. No arusaadav ka, et siin on natuke soojem see värk. Ja nagu need kogused, mida need farmid võtavad, see on päris jõhker, aga jah, siin me nüüd paar päeva sõitsime nende pagidega. Pagidel on üks on lai rehv ja siis on üks hästi kitsas rehv. Et me sõitsime selle kitsa rehviga, sellepärast selle kitsa rehviga siis see muda ei jää rehvi külge ja siis UTV ei jää kinni. Ühe korra jäime kinni, kõndisin 2 tundi, mitte päris teisest farmi otsast, aga 2 tundi kõndisin garaaži tagasi. Täiega äge, palja jalu. Tunduvad pagiga kinni vist. Jamasi on see farm on kuradi liiga suure. Umbes sellises konditsioonis, eks ole. Pead kõnnima mingi kõnd. Või juba väsinud. Mingi kelt 2 on kõnnitud. Umbes 4 veel. Suur varras siiamaani natuke valus, sest palja elu pole harjunud kõndima mingi 2 tundi järjest. Ja nüüd ongi see probleem, et siin on, nagu sa näed, normaalsed rööpad on igal pool. Ja mida mina ja Joonas praegult teeme, on see, et me kõigepealt sõidame põkadega need rööpad üle, sest praegult on liiga märg selle jaoks, et rulliga üle minna. Nagu see eelmises videos nägid, et meil on siin rull ka, aga sel rulli jaoks on veel liiga märg. Vaata, ma panen endal 4 veo, tifri lukku, ei ole vaja. Et me teeme praegult põkadega, sõidame need rööpad enam-vähem normaalsemaks, et autoga oleks parem sõita. Sest jah, nüüd saab autoga igal pool nagu sõita, aga siin on rööpad ja siis me justkui silume need rööpad natukene põkaga nagu laiemaks, et autoga oleks parem sõita, sest ongi me need rullega seda see asi, mis kõrdi teed siledaks teeb, nendega me veel sõita ei saa, sest ongi liiga märg on, sest vaata, siin on igal pool nagu, ütleme ausalt, et terve farm on umbes selline. Nagu umbes täpselt see, siin on tegelikult väiksed rööpad, aga seal tagapool, kus Joonas on, seal ikka nagu väga laadna.
väga laadnad rööpad. Sina võib-olla sellest aru ei saa, kui jõhkrad seda vett siin oli, aga ma ütlen sulle päris ausalt, siin oli väga-väga palju vett, sest oli ka see, et esimene hommik, kui perremees ütles mulle, et Tanel, tahad tööle tulla? Ma ütlesin, hallo boss, of course my friend. Läheksin sinna tööle, vaatasin, oi kurja, nagu kõik oli, meil ajasid mõned need suured kraavid ajasid üle ja sest oligi see, et seda vett polnud kuskile panna, noh meil on kokku siin 8 pumpa. 8 pumpa on kokku, mis nii-öelda pumpavad nendesse tiikidesse siin ja 8 pumbast 7 käis, ehk siis nagu täisvõimsusel käis põhimõtteliselt kõik see vee pumpamine, aga ikkagi vett tuli veel peale, vett oli veel rohkem ja siis ikka mingid kohad ajasid üle ja siis me sõitsime selle perremehega siin edasi-tagasi, sõitsime kogu aeg ja oligi see, et ütleme, et autoga ühest farmi otsast ütleme niimoodi, kui oleks nii-öelda kuiv ja teeks autoga selle kõikide selle pumpade nii-öelda tiiru peale, et vaatad kõik pumbad üle, et kas kõik töötavad. Ütleme, sul läheb umbes tund-pool. Umbes tund-pool. Tund kuni tund, no isegi kuridi, no ütleme tund-pool läheb kõik kokku. Kui me pagiga sõitsime, meil läks 5 tundi, et teha tervele farmile, et kõik pumbad üle vaadata. 5 tundi läks selle peale, et lihtsalt sõita. Ja siis oligi see, et päevast teed nagu 2 ringi ära ja ongi kõik. Rohkem teha midagi ei saa. Aga selles suhtes oli põnev. Me teeme nüüd need teed praegult enam-vähem niimoodi siledaks, et autoga saab sõita, siis kui see asi veel kuivab, siis me hakkame neid teid siluma, sest siin on normaalselt silumist. Noh, nad said nüüd seda vett järgmiseks niisutamiseks on ja päris palju said vett. Ja nad praegult võtavad sealt jõest võtavad ka veel, sest jõgi on ka täiesti nagu üle ujutanud siin no, igal pool. Sest me käisime poes Joonasega ja nagu autoteed on ka üle ujutanud ja see on veel vähe. Karale pihta. Anna talle. Võtu pilet. Mamma ja. Ja poiss. Ütleme, et teed pole veel kinni pandud, et tavaliselt pannakse siin isegi teed kinni, kui siin liiga jõhker sadu on. Seega praegult on veel okei. Eestis ma pole kunagi seda vaadanud, et mitu milli nagu Eestis sajab. Et kas, kui Eestis sajab 100 milli 20 tunniga, et kas seda on siis palju või? Ma ei ole kunagi niimoodi nagu mõelnud, sest siin 100 milli on väga palju. Eelmises videos oli see, et see pagi oli seal oli kinni, on ja see oli selle peale esimest vihma, nüüd tuli üks vihm veel, eks ole, on ja. Praegult on see, et ühel sellele pumbal, me sinna pumba juurde jõuame, siis ma näitan sulle, ühel pumbal on üks flapa oli katki. Ma teen selle tee natuke paremaks, peremees keevitab ära ja siis tuleb ka siia, siis paneme selle asja korda. No kui peremees tuleb, siis ma tean, et ta ei paneks pahaks, kui ma filmiks. Ma ei taha, ne. Kuidagi on teistmoodi, sest vaata, see on see, et tema on nagu manager ja kui see video läheb nagu üles ja tema on ka seal videos, siis on see, et see AFF, kus ma praegu töötan, see on väga suur firma ja kui mingi ongelma on ja näiteks manager on kuskil seal ja kui leitakse see video, vaata, siis ma näen, et talle võib mingi pask tekkida, aga ma ei taha, et kui ma nagu filmin, et minu filmimise pärast kellegile mingi pask tuleks, seda ma nagu ei taha. Seega, kui manager on, siis ma ei filmi. Anna andeks. Sest ma vaatan, mis kuridi rööpad. Siin on ja terve farm on sellised rööpaid täis, näe. Oi, kurat, kus siin tuleb tee silumist. Ei tea, kas ma saan siin ümber pöörata või?
parem oleks, siis tagurpidi nagu sinna sõita ei tahaks. On väga mudane vä. Ei ole hullu. Ei, väga hea on. Siuke töö, näe. No mis sul häda nüüd on? Sõidad lihtsalt põkaga. No töö on töö, pole midagi teha. Kui on vaja sellist tööd teha, siis on vaja sellist tööd teha. Sain endale uue ülesande. Kui sa mäletad, kurat ma ei mäleta, mis videos oli. Vist oli see video, kus ma rääkisin sellest rahast siin. Vaata, ma tegin selle me kutsume seda paketiks ja ämbriga tegin tee siledaks ühe tiigi ümbruse. Ja see tiik on tegelikult see, kus on nii-öelda see, kus vesi jõest tuleb. Ja see on tegelikult just, kui ma olen aru saanud, et see on selline varuplaan, et ongi, et kui on selline ujutus, üleujutus, siis pannakse sinna ka vett. Aga mis oli probleem, miks me sinna vett ei saanud panna, on see, et kütust ei olnud, sest see ongi see full varuplaan ja siis manager ise ütles ka, et iga õhtu paneb koti lava peale ja peksab haamriga, et miks ta seda kuradi kütsi sinna ei pannud. Siis nüüd ma lähen ja panen sinna kütsi. Sellepärast, et kunagi ei tea, äkki tuleb mingi sahmakas veel ja või ta tahab lihtsalt ka vaadata, kas see pump töötab, lihtsalt töötab. Igatahes ma lähen sõidan sinna, ma pean võtma selle kütuse, selle kärru võtan peale ja ma ei tea, kui tummised seal teed on, sest Joonas teeb seda sama asja seal, mis ma traktoriga tegin, et ta silub, teeb tee natuke tugevamaks seal tagapool. Aga ma ei tea, kurat, kuidas seal on, sest see kuradi treiler kaalub ikka, natuke kaalub ikka. Mis on tema nimi? Kurat, väga siin ei ole tagurduskaamerat. Puntsidega mees. No, kolksud või? Hop. Puntsidega. Väljad peaaegu, sest kurat, mõtlen, kas ma seda saab veits liigustada. Väljad. Kurat, siit kaalub mingi 2 tonni. On kõik või? See on päris huvitav, siukest kärrusüsteemi on polegi näinud, aga see on kuradi väga mugav, sest Eestis on vaata neid, et tõmbadki kuradi selle hujoobin üles, aga siin saad väga kõrgele nagu tõsta. Siukest asja pole näinud. Nii, aga oled sa mul kinni ka veel, sest no ma ei jaksa sind tõsta ka. Ei, hea küll. No nii, kuda tee on? Kurat jumala miška ja. See tee on ilus praegult. See, mis ta ennem oli no veel hullem. See on ilus tee siin. Ega siin ma väga roolida ei saa, sest ma olen rööpas ja Kärruga kurat niimoodi tõmbleb seal taga. Välja, et siin on pehme. Kurat, kuidas ma seal hakkama saan? Ei no saan. Aga ma lähen siis kurat siit või? Väljaid. Oota. Siit on mindud. Väljaid. Siin on juba natukene pehme. Aga äge raisk. Kõrrat paned tuure sellel V8-le. Aga ma ei näe. 3. käiguga on raske sul ikka, jah? See on ikka kuradi elus pidu. Smillers laulab ja mis nii elul viga. Rau. Küsisin ka permehe käest, vaata, tässä on roheline, on ja? Oota praegu, kohe räägin. Vaata, siin on roheline, aga seal teine pool on nii-öelda juba valge, on ja? Miks see nii on? Põhjus väga lihtne, sest see on see 4.
see Sotton on siis see, mis oli nii-öelda nagu nendele putukatele, vaata, eelmises videos vist rääkisime, mingis videos ma rääkisin. See Sotton oli putukatele ja sellele Sottonile seda väetist, fentanüüli ei pandud. Ja kuna ei pandud, siis see tähendas seda, et oi, blядь! Oi, blядь, jaksad! Seisma ei jää, jaksad, mine! Ja kuna väetist ei pandud, siis see pill Sotton oli liiga veikene veel. Ehk siis tal oli vaja natuke kasvada ja nüüd vist hakatakse panema seda, suretama seda nii-öelda. Mine perse. Pane. Jopt või omaid. Aga nüüd on perses see, et ma pean siit siia ülesse minema, sest see kanal meil sealt ajas üle. No kohe näed, kust üle ajas. Ma panen igaks üks endal luu ka peale. Oi, kurja. Õnneks tagasi on hea sõita. Õnneks. Käru tõi ja siit ajas üle. No, blядь. Näe, siit põmm. Läks, aga vist on kuiv küll siin, aga kuradi ooga. Ma ei taha minna, siis siin kuradi... No, rahu. Блядь, jaksad. Oh, Miška. Oota, kus ma siin tangin? Mis see kõige madalam koht on? No, Käru ongi. Auto saab läbi, aga... Noh, kus ma sul panen selle kütsi sul siia? Redel on teisel pool. Siia. Volla ei ulatu ju, kui ma pean sealt ääres sõitma. I'm in the rest 9. Do I back it up next to the tank, or? So yeah, just park as close as you can to the Bowser. Yep. And then take unreel the hose and go on top of the ladder. Yep. And see if you can fill it up from there. Yeah, I think I can, yeah. Heading you that way now. Okay, all right. Okay, I'll see you there. See ya. Bye. Bye. No, proovime. Kurrad jälle valele poole. Selle autoga on mingi jama. Kipub valele poole minema. Oi, ruumi sitaks. Okei. Davai. Ei ulata küll. Kurat, selle mudaga on. Tossud on lukuga. Sa arvad, et see lukk ei lähe muda täis või? No, mida puh. Suuna. Siia vist enam ei aja üle, sest see oli ka vee all siin kõik. No, see on see tee. See on see tee, mis ma nagu puhtaks tegin, vaata. Au! See on tühi, mis tühi. Noh, palju kütsi on? Siiamaani. Normaalne. Miks siin üldse kraan on? Põhjus väga lihtne. Siin on linnud, kes kurat tulevad nokkima siia. Kui see lind peaks siia kohta nagu augu tegema, siis ta voolab tühjaks, eks ole.
ja siis on tehtud siuke süsteem, et on kraaniga, et kui see lind sinna augu sisse teeb, siis see kütus ei lähe kuskil ära. Laadung numero 2, sest seal on see, et üks pump võtab umbes täpselt 500 liitrit päevas. Kõrrat mõnus diisline kõik raisk. Äge. Tere nulli ka. Nüüd läheb umbes 10 vinta. Läheb see täis. Mis sa veel elult tahad, eks ole, onja? Pumpad diislit, teed veits ralli, onja, ja seed McDonaldsi kuradi. Käisime eile Joonasega poes, siis me alati see, et ma kuradi 2 kuradi topet juustuburgerit ikka võtan kaasa. See sitt. See üle 10 aasta pärast võid ka kuradi mikroruumis soojaks teha, ikka kõlvab. Kui mul oli koroona, mis oli vist mingi 5 aastat tagasi, 4 aastat tagasi. Tellisin ka McDonaldsit, eks ole, ja see oli nagu full saepuru. Sest nagu siis ma maitseid ei tundnud. Tegelikult see on ikka nagu täis pask on see ikka. Aga noh, maitsemeeled on tagasi, eks ole, ja võib süüa küll. Päris kuradi elada vist ei tahaks niimoodi. Kui ma nüüd mõtlen, aga mul räigelt meeldib see elu siin. Aga kuradi täiesti elada pigem ei ole minu teema. Käid linnas, ostad McDonaldsit. See linn, mis siin on jõhker linn muidugi, nagu Rakvere. Lähed seal linnas, nagu kõik on põlluinimesed ja kõik on kuradi farmerid ja täpselt samamoodi nagu Rakveres. Rakveres läheb poodi, vaatad, et mingi vend just tuli traktori pealt, läks kuradi auto peale ja poodi ja ega mul vanaisa oli samasugune. On roona, mida sa ikka näitada? Näitadki, et olete kuradi põllamees ja äge ju. Käru on jälle täis. 2000 liitrit sees või 2060 isegi. Pain käru nii pidi, vaata. Tagant võtab sisse ja eest lased välja. Ees ots on rohkem täis. Mõnus diisel saab järgmise pursi võtta. Ega ma kurat ühest ei saa midagi. Ühest ei saa küll mitte midagi. Kõige parem võtta 3 tükki. Topet lissriga pääks ikka ägi. Väga paljud on küsinud mu käest, et Tanel, mis trenni sa teed siin farmis? See aus vastus on see, et nagu Pirokunn ütles, et Trenni ka teete? Teen. Näse peal, nikun teda. Ütlen ausalt, siin farmis väga ei viitsi trenni teha. Plus, kui sul on 12-tunnised päevad, et ja siis õhtul veel mingit trenni teha. Alguses tegin, eks ole, vana hea alguses ikka teed, siis tuli see päris elu nagu peale, päris pikalt ei teinud. Miks? Sellepärast, et siin ei ole väga mingeid võimalusi. Eks kui sa tahad, alati leiad mingi võimaluse. Ja kui ma vaatasin enda vormi ja mõtlesin, mul lasi on ja kurat, ma ei tea, kas mul on puinu ette tulnud. See oligi see, et ma võtsin endale mingi eesmärgi, et niisama vehkida nagu mingi trenni teha, ma ei näe pointi. Aga ma võtsin endale eesmärgi, et ma proovin kätel seisu, arendan enda siis kätel seisu. Ja see nagu motiveerib, ilgelt raske asi on, sest teoorias mul jõud on, aga tasakaalu nagu käte peal üldse ei ole, siis ongi, mida ma teen. Hoian endast käte peal, natuke trenin seda nagu jõudu, siis teen tasakaalu, sest kui ma täiesti algust tegema hakkasin, ma olin mingi kuradi
pool sekundit hoidsin vist või. Aga mingi rekord on praegu mingi 5 sekundit või. 10 sekundit. 10 päris ei ole. 5 on küll vist. 15 minta või 20 minta teen. Mitte muidugi iga päev. Võiks teha teoorias iga päev. Aga iga päev ma päris nagu ei viits. Miks ma ei viitsi, sest laisk olen. Muud ei olegi. 10 minta järjest panen siin. Ja tegelikult tõmbab läbi küll, ütlen ausalt. Päris keeruline asi on. Mida teha, on ju? Ma tean, et nüüd seal videost vaatad, et pane nüüd see kõrdi sirgeks ennast, et on ju. Kõrdi ei lase aega, no. Anna aega atra seada. See on umbes siuke, mis mul on nagu see kaua ma olin siis 2 sekundit kui sedagi. Aga arvestades seda, et ma alguses, ma mäletan, kui ma täiesti alguses tegin, siis mul oli umbes niimoodi. Esimesed nädal aega. Julgust ei olnud, nagu arvad, et sa kuradi tõmbad selle kuradi selja peale ennast. Siis on hea alguses nagu harjutada niimoodi, et lähed siia kuskil seina juurde, eks ole, on ju. Siis paned siit niimoodi. Niimoodi harjutad. Niimoodi ma harjutasin veits aega. Seda julgust, et tervet trenni ma sulle ei näita, on ju. Mis vahid, kus ma kuradi keksin siin, on ju. Kõigepealt ma arvan, umbes 10 olen nii-öelda siis üritan seda tasakaalu hoida, eks ole, on ju. 5 teen seda jõuvärki, on ju. Siis ma hüppan põrka veele. Iga inimene saab mingit trenni teha, kui ta tahab. Tegelikult seda hüppenööri ei ole vaja, seda kuradi kätekõverdus asju ka teha, on ju. Tavaliselt hüppan umbes 2 laulu, noh, ehk siis mingi 6-7 minutit. Homemade kuradi lõuatumbe pukk, eks ole, on ju. Siit panen näpud, panen siia taha. Kõige mugavam justkui nagu ei ole, on ju. Kuradi ajab asja ära. 2-3 korda on maksi. Praegult on olnud 18 tükki on kokku vist, kord vaatan. Praegu pole nagu seda suurt trenni teinud, on ju. Vaatan, palju kokku tuleb. Vaatan, palju pärast tuleb. No, 20. Ma teen seda, teen umbes 2 korda, nüüd natuke puhkan, on ju. Siis teen mingi 2 korda veel maksi. Ja siis teen kätekõverdusi, teen selle. No kui ma sinna jõuan, siis ma näitan sulle. Farmis sellega on see, et päris tihti on nagu see, et jõuan nagu koju, on ju. Kurk kuivab, eks ole, on ju. Teed ühe lahti ja siis hakkad trenni tegema. Hea või halb. Nii on lihtsalt. Suurem osa trennist on tehtud. See on päris huvitav, see, et sul vaata päevad hakkavad pikemaks minema kuni jaanipäevani. Siin on täiesti vastupidi. Siin hakkavad päevad lühemaks minema. Siis kell on praegult 7. Ja ütleme niimoodi, et 6 aega tagasi 7 päike oli umbes täpselt selle koha peal. Nüüd hakkab päevad järjest pimedamaks minema. See on väga lihtne asi. Igal inimesel teha teed kodus. Siuke laul olemas nagu Bring Sally Up. See on siuke kätekõverduste asi. Ehk see ongi see, et kui ta ütleb Bring Sally Up, siis paned üles ja ütleb alla, lased alla. Et see laul kestab 3 minutit, 3:20. Kui sa arvad, et sa oled tugev või arvad, et oled hea kätekõverdustes, tee seda. See on väga-väga raske. Kui sa näiteks hakkad tegema seda, vaata, et korralt üldse 30 sekundit teed ja korralt üldse nagu seda motivatsiooni ei ole edasi teha,
siis võid algust proovida põlvede peal. Ei ole häbiasi, nagu sa näed. No üldse kõik see, et kui sa alustad midagi uut, ära karda, et sa kuradi sitt oled. Vaata kuradi, kuidas ma neid kuradi kätel seisud on. No täis sitt, vaata. Et ära karda nagu olla nuub asjades. Kõik asjad, mida ma teinud olen, alguses ilmselgelt saab täielik pask ja ei oska või ei oska ja ei taha. Aga siis hakkad vaikselt tegema ja kuradi paari kuu pärast oled juba kuradi Mihkel valmis. Aga ongi kaua mul trenni kestis siis. Pool tundi. Ja ongi kõike, ei ole vaja midagi. Ei ole vaja midagi suurt, sest mul on muidugi see ka, et mul on see vormi hoidmine, sest ma tean, et mina enda keha nagu väga palju suuremaks ei saa. Ma ei tea, kas ma üldse tahaks. Aga mulle see vorm meeldib ja siis ma lihtsalt hoian seda vormist. Vormi hoida, väga lihtne. Vormi saada, väga keeruline. Sest arvestades, kui sa näiteks vaataks seda, mida ma siin joon ja kui palju ma joon ja mida ma söön, siis sa ei ütleks, et mul selline vorm on. Ma ütlen ausalt. Ja kui palju ma magan, et sa ei ütleks, et mul selline vorm on. Aga vormi hoida on lihtne. Nüüd on vesi ikka korralikult langenud, sest nagu näha, vaata siin tee on märg, eks ole, ja vesi oli kuskil selle koha peal. Ja vesi läks, näete, siit on näha, et siit ajas üle, ja eile õhtul oli see vesi veel selle koha peal. Eile õhtul ajas siit üle veel. Muidu me võtsime 160 umbes, 160 miljon liitrit päevas. Praegult me võtame 300. See ongi selle pärast, et see on vist tasuta vesi. Sellest samast loeb seda teist ka. Ja. Seal ongi 1 ja 2. Kuidas see võimalik on? 315? Ega ma ei lugenud. Ei lugenud või? Ei lugenud. Ma tunde järgi põin. No praegu sa võid 5 kinni, siis läks 5 alla. Aga pane veel 5 kinni või? Vaata, mis siis teeb? Ma pane 8. No pane 8. Oleme kokku leppinud. Siit on läbi saama. Ai saab lebolt. Rammsteini peale. No Miška. Pump on veel, ja sinna pole kütsi veel viinud. See on ka pekkis. Et siin on tegelikult kõik pumbad on erinevad. Miks siin kõik pumbad erinevad on? Sellepärast, et sellel maalapil siin on olnud kokku 3 omanikku siis. Ja see ongi nagu see vahe, et ühel omanikul on näiteks raha, teisel ei ole, firma, kus ma praegu töötan, see on väga-väga suur firma üle Austraalia, et temal on raha, et ilmselgelt ideaalne oleks see, et kõik pumbad oleksid ühesugused, aga siin on põhimõtteliselt kõik pumbad on erinevad. Seega teeb siin natuke keerulisemaks, see ongi see, et kui sa tahad ühte pumpa nagu parandada, ma olen peremehega, olen parandanud siin veits neid pumpasi ja kõik on nagu erinevad, siis ongi neid varuosasi ja neid kuradi ei leia kuskilt. Oleks ikka ühesugused, siis saaksid teiste pumpade pealt nagu võtta. Loogiline, siin ei saa. Siin peab midagi ise välja mõtlema. Joonas teeb mulle seal tee, et ma saaks kurat ümber pöörata selle kurit käruga. Aga kui ma nüüd lähen, kas ma panen ta kinni ka või? Tavaliselt on reegel see, et suuremal on eesõigus, on ju, aga ma olen pikem. Joonas on, mina olen küll. Ei saab mööda küll. Mürki kehasse, vaimule, tervisele. Sealt avasime ühe kraani, sealt tuleb ka nagu jõest vesi, siis ta on hommikul avasime, kell on praegu mingi 1 vist oli või. Ei jõudnud siia, 5 tundi. Nüüd vaikselt algab siia jõudma see vesi.
kuule, paned ühe korra veel või? Või on hea või? Kinni, jah? Siis saan teada, et ei olnud hea. Ja no mis sul muud teha on? Kuule, viitsid, pane pumperi. Igatahes, nagu ma ütlesin, siin on kõik pumbad on nagu, kõik on rohelised, onju. Justkui nagu ühesugused, nagu naised ütlevad, et mis auto sul on, punane. Kõik pumbad on umbes täpselt sihukesed, onju. Siin sihuke süsteem, vaata, vesi käib siis niimoodi, et tuleb sealt alt, onju, põmm siia, siin nii-öelda see käib ringi, onju, siit ta pritsib edasi, onju, ja siis ta läheb sinna parditiiki. Aga siin on see, et kui sa seda pumpa tahad käima panna, siis sa pead tegema niimoodi, et sa pead sellest turbost vee välja saama. Siis kui seal on õhk sees, siis ta ei ole nii efektiivne ja me otsime efektiivsust. Kõik peab olema efektiivne. Ja et sealt pumbast vesi välja saada, on ju, siin on siuke atribuutika. Sellega tõmbad siis nii-öelda sealt sees selle vee välja või õhu välja. Aga mis meil on probleem selle pumbaga, ongi probleem praegult. Probleem on selles. Siin sees on üks siuke klapp, mis käib niimoodi üles-alla, et ongi see, et kui pump töötab, siis ta selle survega lükkab selle klapi siit lahti ja siis saab vesi sinna parditiiki minna. Kui nüüd sa paned pumba kinni, siis sa ju ei taha, et see vesi sinna tagasi läheks, siis see klapp tuleb automaatselt ise nagu alla tagasi ja siis see vesi jääb sinna. Mis meil probleem oli see, et see klapi ja klapi vahel on siis nii-öelda see tihend, aga see klapp oli natukene liiga kulunud oli. Ehk siis sealt see läks nii-öelda õhk nagu läbi. Ehk siis see tähendas seda, et kui sa sealt nii-öelda tahad õhku välja saada, siis siit selle klapi tihendi vahelt tuli ka õhku. Ehk siis ta ei saanud seda õhku välja tõmmata. Muidu on see, et kui sa paned selle pilli seal käima, see tõmbab selle koha pealt kuni selle veeni, siis tõmbab siit selle õhu kõik välja. Aga ta pidi tõmbama ka siis nii-öelda selle õhust puhtaks ja selle jaoks ei ole võimeline. Me vahetasime siin ühe klapi ära. Nüüd me ootame, et see vesi tuleks sealt natuke tõuseks see vesi siin, siis saame uuesti proovida, kas see pump töötab. Seda klappi eile vist juba natuke näppisime, et üks klapp ära vahetada, veel on läinud mingi päev. No umbes täpselt päev. Sellepärast on see, et kui sa siin farmis midagi tahad kuskil parandada ja sa otseselt ei tea, mida sa parandad, siis on see, et sa tuled siia, vaatad, aha, põmm, seda on vaja, lähed kuskile teise otsa, põmm, võtad asjad, tuled tagasi, põmm, seda oleks vaja nüüd, on ju. Et siis siin see, ütleme, et kui kõik asjad oleks kohe siin olemas, see on 15 minuti, poole tunni töö, 15 minutit, aga meil on võtnud see päev otsa aega. See ongi see, et sa pead siin sõitma ja mõtlema, et kus sa saad mingi selle jupi ja... Aga selles suhtes on lahe, et ma olen nüüd 3-4 päeva, võib-olla isegi 5 päeva juba Premega koos sõitnud kogu aeg. Ja siis ma olen küsinud asju ja siis ta on õpetanud ka mind ja äge, nüüd ma oskan kõiki pumpasi oskan tööle panna ja enamus pumbad siis võtavad, ma ei tea, kas ma ütlesin seda, 500 liitrit päevas, on ja revvid on siuksed, kui täisvõimsuse peal mõnel on 1800 revvi, mõnel on 2000 revvi, et see oleneb, kui uus või vana mootor on. Nii, ja see, vaata, siin on üks väiksem pump ka. See ongi see, et igal sellele basseinil on siin erinev süsteem ka. Siin see suur bassein paneb otse sinna kuradi tiiki, vaata, on ja. Ehk siis, et kui sa pärast sealt tiigistad vett välja saada, siis seal taga on üks keit, sa pead seda pöörama, on ja. Siin on ehitatud nüüd see väiksem süsteem, et see pump pumpab sinna silindrisse ja sealt silindrisse saad panna otse sinna kraavi, et siis nii-öelda põlde kasta, et ei oleks seda rohkem seda liigutamist veel. No tegelikult see on lihtsam, et kui sa sealt kraanist keerad, on ja. Ja see on nagu back up ka, sest see oli katki, on ja siis käis see, vaata. Aga ongi see, et see pumpab päevas, jah, 100 miljon liitrit, on ja. See pumpab 50 miljon liitrit. Eks kõik need suured pumbad pumpavad umbes täpselt 100 miljon liitrit päevas. Ma olen
jõudu on. Mis siin veel rääkida, ma pean kuradi kella ka vaatama. Kuigi temaga ei juhtu midagi, kui ta otsa saab, aga 5 minut on aega. See atribuutika on siis sees, vaata, et nüüd paska täis. Siis see käib see nagu kuradi lindtraktor. Võtab seda paska üles ja siis siit lindi pealt läheb ja tekib sinna hunniku, et siit tõmbab selle, pasa tõmbab ära ja siis tõmbab sinna otsas. Kurat, Joonas tegi normaalselt laia tee.